Väike video sellest, kuidas algab Transpordiameti sõidueksam. Eksamineerija tuleb teie juurde, tutvustab ennast, küsib teie dokumente, ta tahab näha kas ID-kaarti või passi. Selle järel ta annab teile autovõtme ja ütleb autonumbri. Võti näeb niimoodi välja. Selle keskmise nupuga teete auto uksed lahti. Selle nupuga teete iseenesest võtme lahti. Ja istute autosse. Autos eksamineerija palub mootorit käima panna. Selleks, et salvestusseadmed läheksid tööle. Üks kaamera vaatab välja, üks kaamera vaatab sisse ja toimub helisalvestus. Enne, kui te panete mootorit käima, tuleb kindlasti veenduda, et siin on vaba käik ehk neutraal. Et mõnikord on niimoodi, et õpilane, kes sõitis enne teid, on jätnud käigu sisse, lahkudes autost. Kui te panete mootori käima ja käik oleks see, siis auto koheselt hakkab edasi sõitma. Hüppab ettepoole. Nii. Kontrollitakse niimoodi. Vajutate siduri pedaali alla ja ei nõksuta niimoodi, nagu võib-olla olete näinud. Kuid proovite kaks konkreetset liigutust vasakule ja paremale teha. Näete? Ei anna, hetkel on käik sees. Ma võtan käigu välja. Ja siin annab hästi korralikult kas vasakule või paremale liigutada. See on vaba käik, ehk neutraal. Et kui käigukang on siin asendis, võib mootorit käima panna. Mootori käivitamiseks Kiial kindlasti tuleb vajutada siduri pedaali alla. Muidu mootor käima ei lähe. Sütilukul on 3 asendid. 0 asend. Esimene klõps. Voolu on meediasüsteemis ja peeglites. Veel üks klõps. Süüte on sees. Ja kui ma nüüd keeraks võtit edasi, mootor läheks käima. Kuidas ma aru saan, kas mootor käib või mitte? Mootor on hästi vaikne. Vibratsioone ei ole. See on tahomeetri nool. Tahomeetri nool on 0. Juhul siis mootor ei käi. Kui ma keeran võtit edasi ja tahomeetri nool hakkab üles liikuma, see on märk, et mootor on käivitunud ja tuleb võtit lahti lasta. Nii. Ma vajutan siduri pedaali alla, keeran võtit ja vaatan tahomeetri noolt. Nool liigub, võti lahti. Kui see on tehtud, tuleks istet paika panna ja peeglid reguleerida. Peeglid panete paika niimoodi ja kõigepealt L, left, vasakpoolne peegel, selle nupuga reguleerite. Et peeglit ma reguleerin niimoodi, et ma näeksin alt sisenurgast oma auto esimest ukselinki. See üleval väike peegel, see on sõiduõpetaja peegel. Nii, see peegel on paigas. Nüüd kontrollin parempoolsed peeglid. R, right, parempoolne peegel. Vaatan, kuidas seal lood on. Reguleerin ta jällegi niimoodi, et oleks näha esimest ukselinki all sisenurgas. Niimoodi. Ja niimoodi ma saan aru, kui kaugel minu auto küljest on see objekt, mida ma näen seal peeglist. Ja viimasena reguleerin selle peegli käega nii, et oleks tagaakent ilusti näha. Selle järel eksamineerija kindlasti räägib teile eksamireeglitest, räägib teile korraldustest ja räägib sellest, kuidas eksam hakkab toimuma. Ja eksam algab.